Jürimaa elu ja töö omariiklusperioodi kindlustamisel ning edendamisel on tihedalt seotud ja oli põllumajandusega. Põllumajandust pidas Jürimaa oma südameasjaks, loomulikult arvestades asjaolu, et ta oli väljaõppinud agronoom. Jürimaa ise on kõnelenud Põllutöökoja kongressil 8. detsembril 1938. aastal järgnevalt. Kui me ei suudaks oma majanduslikku elu korraldada nõnda, et see võimaldaks rahvale tema kultuursete, sotsiaalsete nõudmiste rahuldumist, siis me jääme maha teistest ja meil ei oleks pääsu. Aga meie viimased 17 aastat on näidanud, et põllumajandus on elujõuline, et ta suudab täita talle pandud ülesanded. Ning järgnevalt tulebki ettekandele teema põllumajandus ja agronoomia omariiklusperioodi aegses Eesti Vabariigis ja palume seda tegema härra Ants Käärma. Lugupeetud konverentsist osavõtjad, tõepoolest vaataksime lähemalt seda olukorda, mis valitses Eestis aastatel 1920 kuni 40. See on perioodil, kui tegutses August Jürimaa ja kõik teised poliitikud esimese iseseisvusperioodi ajal. Minu etteaste võiks liigitada 3 rühma või jaotada 3 rühma. Üks oleks siis see baas ja alus, millel tugines maaelu ja põllumajandus. Teiseks põllumeeste koostöö tootmisel, turustamisel, ühistegevusel. Ja 3. oleks siis August Jürimaa kui Põllutöökoja esimees, tema seisukohad, tema taotlused, tema püüdlused ja õpetused. 1922. aasta rahvaloenduse andmetel elas Eestis maapiirkonnas 805 000 inimest ja linnas natuke üle 300 000. Ehk peaaegu 3/4 rahvast elas maal. Ja eks see määras ka üldiselt nende tegevuse. Sellesama rahvaloenduse andmetel 1922. aastal koguni 59% Eesti rahvast, kogu Eesti rahvast, sai oma sissetuleku põllumajanduslikust tootmisest. Aiandus ja mesindus ning kalandus ja metsandus sinna juurde. Ja hiljem see isegi pisut suurenes. Nii et põllumajanduslik tootmine oli väga tähtis majandusharu. Aastal 1918 oli Eestis 86 000 talu, nendest 52 000 oli põlistalu, ehk siis ostetud välja mõisnike käest. Osa neist olid põlgades küll veel, tähendab, oli väljaostusumma tasumata, aga mitte see pole tähtis. Tähtis, et need olid põlistalud. 24 000 oli renditalusid, 10 000 popsitalusid. Maareformi käigus tekkis veel juurde 54 000 talu ja selle maareformi käigus vaieldi ka selle üle, et kui suur peaks üks korralik talu ikkagi olema. Üldiselt jäädi pidama seisukoha juurde, et see peaks olema 2 hobuse talu, 10-20 hektarit suur. Järgsemad põllumehed, hilisemad põllumeeste kogude liikmed väitsid, et need talud ei ole elujõulised. Nad ei suuda areneda. Ja 1936. aastal Põllutöökojas nenditigi, et jah, tõepoolest nii see paraku on. Aga eks siis oli ka teatud sundkäik. Maataotlejaid oli palju, aga maad oli üldiselt siiski vähe, mis mõistatelt võõrandati. Nüüd olete meelde, et 86 000 talu oli juba olemas. Muide ka 1990. algul, kui vaieldi maareformi seaduse sätet üle, siis tõusis see sama probleem jällegi üles. Et kui suur peaks olema või võiks olla talu. Ühed argumendid olid sellised, et kõik, kes maa tagasi saavad,
no vähemalt enamus hakkab talu pidama. Järelikult peab paljudel olema võimalik seda teha. Teised leidsid, et jah, nüüdsel ajal, juba sajand või 30 sajandit hiljem, nad ei vea välja. Nagu 19. aastal, nii jäid peale ka nüüd need, kes arvasid, et talu võib olla piisavalt väike ja ikkagi endaga toime tulla. Ja maareformi seaduses sätestati ju talu tükeldamise piiriks 10 hektarit. Kui Eesti Vabariigis enne 40 aastat taluperemehed ei tükeldanud oma talusid, need pärandati tervikult, siis me nüüd olime nõus tükeldama. Aga sellistel aegadel alati ei tarvitse ju niisugune kaine ja loogiline mõtlemine peale jääda. Emotsioonid on tähtsad ja emotsioonide varal me teeme suuri asju. Me tegime ka iseseisvuse taastamise ja küllap oli emotsioonil suur kaal ka 1918. aastal. Nii ta on. Kui võrrelda veel neid tootmisvahendeid, mis olid, siis võib öelda, et võtta niisugune keskmine aasta 1930, siis oli traktorid taludes ja ühistutes kokku 644. Aga hobuseid oli üle 200 000. Põhiline töö tehtigi hobustega. Veiseid oli 550–600 000 ringis ja lüpsilehmi nendest oli ümmarguselt 400 000. Mõnikord natuke rohkem, mõnikord natuke vähem. Muidugi tuleb meeles pidada, et me Eesti Vabariik oli siis sel ajal natuke suurem ka. Aga see ei ole nii määr. Samal ajal lehmade väljalüps kõikus kusagil 1500–2000 kilogrammi piires. Kui nüüd me meenutame, et eelmisel aastal oli Eestis see üle 7100, siis vahe on üsna tuntav, kuigi nüüd on meil natukene üle 90 000 lehma, siis oli 400 000. Sigade arv oli üsna stabiilne, 300 000 ringis ja sellest ilmselt piisas. Lammaste kitsede arv kõikus huvitaval kombel, kui aastal 1925 neid oli üle 700 000, siis 40. aastal oli ainult pool järgi jäänud, et 325 000. Aga kodulindude arv jälle vastupidi tõusis. Kui algul oli 1920. aastal neid seal 338 000, siis 40. aastal oli koguni 1 604 000. Kõik nad olid loetud ja teada. Sellised olid need tootmisvahendid, millega Eesti põllumehed tegelisid. Peale esimest maailmasõda ja vabadussõda oli majandus muidugi üsna räsitud ja tagasihoidlik, aga kui maareform oli läbi viidud, hakkas tootmine edenema ja kui vabadussõja eel ja käigus ja niimoodi kadus ära see peamine turg, mis meil ikka on olnud, Venemaa turg, siis peale Tartu rahu sõlmimist see siiski avanes ja üsna elavalt. Üsna palju veeti kaupu Venemaale välja, aga nagu ikka, nii siis kui nüüd, ühtäkki Venemaa muutis oma poliitikat, taganes lepingutest ja 24. aastal vähenes väljavedu Venemaale kohe väga. Kaup oli toodetud, sest majandusele laenu anti, kaupa toodeti, turg oli ja nüüd ühtäkki oli kinni, enam ei saanud. Kaup kogunes ladudesse ja see oli tõsine probleem. Et majandust osutada astus nüüd riik üsna olulise samme. Kehtestati mitmed seadused kaupade sisseveo kohta, mitmed seadused riikliku hinna tagamise kohta, näiteks rukki sissevedu tehti riigi monopoliks
12. juuli 1930. aasta seadusele. 4 aastat hiljem sama ka nisu kohta. Samal aastal võeti vastu või hinna kindlustamise seadus, seejärel rukki hinna kindlustamisseadus, nisu ja nii edasi. See kõik aitas oluliselt majandust stabiliseerida, andis kindlustunde põllumeestele ja kindlasti aitas palju kaasa ka see, et loodi suur hulk eksportorganisatsioone, nagu võieksport 1936. aastal, lihaeksport, munaeksport ja nii edasi. Ja Eesti kaup jõudis laia maailma, jõudis Euroopasse, jõudis Lõuna-Ameerikasse. Nüüd vaataks, millised olid ühistegevuse ja ühise tegutsemise soovid, tahted, võimalused. Talud olid väikesed ja väiketootmise edukus oleneb alati ühistegevusest. Kuigi Eesti ühistegevuse alguseks, praktilise ühistegevuse alguseks võiks lugeda aastat 1902, kui Tartu Põllumeeste Seltsi ja Jaan Tõnissoni eestvõttel asutati Eesti Hoiulaenu Ühisus. See oli esimene praktiline. Ja hiljem tekkis neid veel juurde, samuti olid olemas organisatsioonid, ühistegevusorganisatsioonid. 21. aastal asutati Tartu Ülikooli Juurde Akadeemilise ühistegevuse selts, siis senisest ühistegevuse edendamise seltsist sai ühistegeline liit. Ega ühistegevus nii väga edukalt ei toiminud. Võib-olla oli põhjuseks see, et maal oli ikka päris mitme eri huviga grupid, kellel olid teatud vastuolud. Kõigepealt võib olla see, et 52 000 talu olid põlistalud ja nüüd maareformi käigus said üle 50 000 taluperemehe soodsalt uued talud. Ja need kippusid olema ka rohkem mõisasüdame maadel, mis olid reeglina paremad maad kui seni talude käes olnud maad. Tekkis teatud vastu või teatud pinged, ütleme nii. Pingeid oli ka 1926. aastal vastu võetud POPSi seadusega, kus POPSid tehti maaomanikeks. Jällegi suhteliselt soodsatel tingimustel. Need põlistalu peremehed või nende eellased pidid kulla eest välja ostma mõisniku käest. Aga teised said soodsad, mis siis, et õiglased. Nad võitlesid vabadussõjas ja nii edasi. Minugi vanaisa sai, üks vanaisa sai vabadussõja eest talu, aga teine vanaisa oli selle, või tema isa, isegi vanaisa, oli selle välja ostnud. Ja nad olevat ka kembelnud oma vahel veel natukene. Niimoodi. Aga sellegi poolest riigi selline sekkumine ja ühistegevusseaduse vastuvõtmine ning selline organiseeriv töö aitas asjal ikkagi üsna edukalt edasi minna ja 1940. aasta alguseks tegutses Eestis ju väga palju ühistuid. Näiteks krediidiühistuid oli koguni 217 ja nendel oli üle 87 000 liikmed. Kindlustuskassasid oli 319, ühiskaubandusühistuid 204, piimaühistuid 326, need tegutsesid. Neid oli isegi rohkem, aga tegutsemid oli 326. Kartuliühistuid 127, masinaühistuid 575, 15 keskühistut tegutses. See oli suur jõud ja see aitas Eesti põllumeestel ikka päris hästi toime tulla. Samal ajal oldi mõnevõrra mures ka sellega, et mis on ka tänapäeval täiesti aktuaalne, et kes siis jätkab peremehe tööd, kui tema enam ei suuda talu pidada. Organiseeriti maanoori, siingi on stend, kus August Jürimaa on maanoorte pealikuna. Idee tõi
1926. aastal Ameerikast agronoom Jaak Kümarik. Aga praktiline tegevus algas sisuliselt ja niisugune tegustegevus algas siis, kui oli asutud Põllude Koda. Põllude Koja alla läks ka maanoorte organiseerimine ja siis oli asi ka reaalne. 32. aastal juba, ei 33. aastal, korraldati Arkna Põllude Kooli juures ka esimesed maanoorte juhtide kursused. 1936. aastal jõustati maanoorte organiseerimise seadus. 1937. aastal hakkas Põllude Koja juures ja toel ilmuma noorte ajakiri Tõusev noorus. Kuid siiski, kui võrrelda nüüd Läti, Leedu, Soome noorte organiseerimisega, oli Eesti noorte organiseerimine siiski tagasihoidlik. On kirjas, et 8000 noort loeti organiseerunuks. Lätis oli see arv üle 2 korda suurem, Soomes 4-5 korda suurem. Nii et töö käis, aga probleeme oli. Samal ajal Eesti juhid pidasid maanoorte harimist ja kutsehariduse andmist äärmiselt oluliseks. Selle kohta üks väljavõte Postimehest aastast 1928, kus Jäneda Põllude Keskkooli vilistlane ja juhataja, tuntud põllumajandustegelane Voldemar Johanson kirjutas: maal asus meie rahva puhas element ja selle alal hoidmiseks tuli sinna haridust viia, mis ühtlasi ka kutseharidus pidi olema. Haridus pidi maaellu paranemist tooma. Ja töötasid nii vanad kui uued asutatud põllude koolid ja eks näitab selle asja tähtsust ka see, et näiteks esimese Eesti Põllude Keskkooli Jäneda ehk tol ajal siis Põhja-Eesti Põllude Keskkooli kuratooriumi esimees ja kauaaegne liige oli president Konstantin Päts juba 21. aastast. Nii et see oli ääretult tähtis. Nüüd Põllude Koja tegemistest. Juba 1919. aastal, päris alguses, novembrikuus, Tallinnas peetud üleriiklikul põllumeeste kongressil otsustati luua kutselise omavalitsusorganina ja talumajanduse kaitsena Põllude Koda. Selle loomiseks käisid siis üleriiklise põllumeeste esituse liikmed Jürman, Raamot ja Ploompuu põlludeministri juures ja peaministri juures. Põlludeminister Theodor Pool ei olnud asjaga päri. Ütles, et kui sellisel kujul Põllude Koda luuakse, siis ei ole muud Eesti valitsust ka enam tarvis. Võim koondub kõik selle kätte. Jaan Tõnisson arvas seda sama, kuid tema põhimõtteliselt toetas ideed. Ütles, et see võib olla küll, aga te peaksite sealt kavast välja võtma üsna palju. Ja nii see asi toppama jäigi. Alles 1932. aastal ja siis ka eraldi seadusega ja valitsuse määrustega rakendati Põllude Koda töösse. See oli, algul tõesti oli ta suurel riigi toel toimis, sest üle 90% tema eelarvest kättiski riik oma eelarve kaudu. Ja nagu nüüd Põllumajandus-Kaubanduskoja liikmed ei taha eriti liikmemaksu maksta ja ei taha, et selline asi üldse vastu võetaks, nii oli ka tol ajal. Nii et ega 40. aastaks palju paremaks olukord liikmemaksudega ei läinud, natukene küll ehk. No linnukese pärast. Põllude Koja liikmeteks võisid olla talupidajad, kellel on maad vähemalt 10 hektarit või 2 hektarit põllumaad. Selliseid talusid oli
oli 94 000. Aga paralleelselt põllutöökojaga töötas ka maatööliste ja väikemaa pidajate koda ja sinna kotta sobivaid talusid oli siis 46 000. Näete, kui palju oli selliseid äärmiselt väikseid talusid. Põllutöökoda oli tõesti üks suur ja tegus organ, tal oli 11 talitust ja töötajaid 251. Nii et esimene põllutöökoja esimees oli Taavi Reenpalu, seejärel kindral Jaan Soots, mitte kindralina, aga Jaan Sootsina. Ja siis 36. aastast August Jürimaa. Põllutöökoja esimehena tuli Jürimaal mitte ainult juhtida siis põllumajanduse arengut, vaid üsna palju selgitada. Ja üks, mis jookseb läbi ka põllutöökoja kongresside materjalidest alati, see on selgitus, miks tuleb põllumajandust toetada, miks tuleb maksta preemiaid ja tol ajal maksti preemiaid tegevuse eest ja muid toetusi. Jürimaa on põllutöökoja teisel kongressil 1938. aastal öelnud, kui meie ei peaks põllumajandust tasakaalus ja ei aitaks teda, siis oleks meil kokkuvarisemine. Põllumees ei ole aga üksi kaitstud, vaid samuti sedakaudu on kaitstud ka tööstus ja käsitööstus. Nii et need probleemid, mis meil on täna aeg-ajalt ühiskonnas üleval, olid ka siis. Üks oluline teema, mida Põllutöökoda ja ka August Jürimaa alati rõhutasid ja tähtsaks pidasid, see oli tööjõuprobleemid. Maad oli, toodangut oli, turg oli ka leitud, aga tootmist oleks võinud suurendada ja üheks takistavaks teguriks oli ka tööjõud. Korduvalt märgiti, et palgalise tööjõu suutlikkus ja tahe tööd teha on siiski väikesed. Näiteks selle samal põllutöökoja kongressil nenditi, et Taanis töötab maaelanik aastas 280 päeva, kuid Eestis vaid 160. Küllap oli see ka üks põhjus, miks organiseeriti tööjõu sissetoomist, eelkõige Poolas. Aastal 1937 toodi vähe, 695 inimest, aga 1939 oli kavas isegi tuua 6000 kuni 6000 inimest, toodi aga 4756, kes olid siis põllutööl. Märgiti, et kodumaine tööjõud, mõeldud ei olnud mitte peremehi, vaid ikka palgalisi, on vähese töötahtega ja väikese tööviljakusega. Juba siis märgiti, et alkoholist on kujunemas tõsine probleem. Lihtsam on ikka pudelist rõõmu tunda kui tööst. Aga samas August Jürimaa juhtis tähelepanu ka vajadusele maksta töö eest õiglast tasu. Põllutöökoja 1936-37. majandusaasta aastaraamatus on kirjas tema sõnad selle kohta. Kuid see põllumees, kes oma töölisele madalat ja teiste majandusharudega mitte võistlusvõimelist palka maksab, on lühinägelik. Ja see põllutööline, kes talusaaduste hinnatõusu vastu võitleb, ei kaitse oma kutsehuvisid, vaid töötab nende vastu. Teine või järgmine oluline probleem ja küsimus oli maade kultuuristamine ja ka maade parandamine. Märgiti, et kui Taanis on 80% maid kultuuristatud, mis on põllumehe käes, siis Eestis oli see arv ainult 40%. Ja mõeldud oli eelkõige siis looduslikke karja- ja heinamaid, millede saaki
arvati olevat 4 korda väiksem, kui oli kultuuristunud maa. Selle tõttu maade kultuuristamisele pöörati ääretult suurt tähelepanu ja ka maade kuivendamisele. Eks juurde tulevaid maid ilmselt tuli kuivendada ja tunnustavalt märgiti sellel samal põllutöökoja kongressil 12 000 taluperemeest, kes olid oma maid asunud kuivendama. Kultuuristamisele järgnev ülesanne oli maade korraldamine. Selle kohta märkis August Jürimaa. Kui meil jõed süvendatud ja magistraalid kaevatud, siis jääb järele veel üks suur töö ja see on talud krunti ajada. Meil leidub terveid külasid Saaremaal ja ka Suurelmaal, kus talud koosnevad 10, 20 ja 30 lapist. Nii kaua, kuni talud koosnevad nii mitmest tükist, ei ole võimalik sääl teha mingisugust kultuurtööd. Maad tuli korraldada ikka nii, et talul oleks tervik, siis on võimalik ka normaalselt maid harida. Maade harimisele ja väetamisele tuli samuti pöörata tähelepanu. Juba täna on ka kõlanud see mõte, et August Jürimaa soovitas kindlasti uuendada masinaparki, ikka otsida uut tehnikat ja tehnoloogiat. Soovitas rohkem karja kasvatada, märkides, et mineraalväetisi kasutab Eesti põllumees väga vähe. Võrreldes jällegi Taaniga kasutas ta fosforit 4 korda vähem, kaalit 8 korda vähem ja lämmastikku koguni 20 korda vähem. Aga mullaviljakust tuli hoida. Selleks soovitas ta kasvatada karja ja kasutada sõnikut väetiseks ja mitte ainult sõnikut, vaid ka virtsa. Virts on aeg-ajalt olnud päevakorras põllumeestel väetisena, aga väga sageli on teda peetud tülikaks. Nii et juba siis August Jürimaa juhtis sellele suurt tähelepanu. Põllutöökoja teisel kongressil märgiti, et lähima 30 aasta jooksul tuleks põllumajanduslikku toodangut 2,5 korda tõsta kogu mahtu. Selleks tuleb kindlasti mitte ainult investeerida, vaid ka targemalt majandada. Toodi välja näide, et kui aastal 1934-35, majandusaastal, oli piima keskmine väljalüps 1800 kilogrammi, siis tõukarjades oli see 3300, vaadake peaaegu 2 korda rohkem. Tolle aja kohta need olid ikka suured arvud, järelikult need mitte tõukarjad lüpsid ikka õige vähe ja neid oli ka palju. Nii et sellele tuli pöörata suurt tähelepanu. Samas juhtis ta tähelepanu ka sellele, et laenude abil on võimalik tõesti palju korda saada, kuid laenata tuleb mõistusega, nii palju kui talu kannatab, mitte rohkem. Lisaks sellele, et põllumajandus oli toidutootmise, tööhõive ja kultuurmaastiku kujundaja, peeti põllumajandust kui maaelu alust meie rahva ürgjõu allikaks. Selle tõendiks üks väljavõte Põllutöökoja aastaraamatust, mis kõlab nii. Lõpuks võiksime veel ütelda, et mitte ükski majanduslik külg ei ole see, mis nõuab, et meie põllumajandus peaks arenema, vaid asjal on ka teine külg ja see on, et põllumajandus on olnud selleks alaks, kus on Eesti rahvas püsima jäänud kõige raskematel ajaloo silmapilkudel. Kui kõik oli kadunud, kui ei olnud linnas võib-olla peaaegu ühtegi hinge, kes oleks võinud ennast tunnistada eestlaseks, siis on Eesti rahvas püsinud edasi tänu neile kodanikele, kes elasid maal ja harisid oma põldu. Juba rahva elujõu alalhoiu seisukohalt väärib maa, töö ja põllumajandus täit tähelepanu ja lugupidamist ning tema arengut tuleb kindlustada. Nõnda kirjutas August Jürimaa. Ja oma etteaasta lõpetuseks tooksin teieni Konstantin Pätsi sõnad, mis ta ütles August Jürimaa 50. sünnipäeval. Ja need 2 lauset kõlavad nii. See mees on alati tasakaalu piirides püsinud ja tarbe korral ohjeldanud ka nooremaid tulipäid.
Tema tegevus ja töö on rajatud olnud moraalsele alusele, sündsus ja õiglustundele. Tänan kuulamast.